Nii tore on näha teid. Ja tere hommikust, olen olemas. Super. Aga kell on saanud 10:15 ja ma annangi sellisel juhul sõnajärje nüüd Olavile edasi. Nii et palun. Ja aitäh. Nii, tere hommikust kõigile. Mina siis räägingi teile täna natuke kahest projektist või kahest asjast, mida me Töötukassas praegu teeme või mis kohe on algamas. Ja tutvustangi siis, et mida need endast kujutavad ja vajadusel saame siis arutada ja vastata teie küsimustele ka, kui tekib. Ja mina siis, kellega enne ei ole kohtunud, olengi siis noortevaldkonna juht Töötukassas. See tähendab, et puutun kokku nii karjääriteenustega, nii töövahendusega, nii noortegarantiiteenustega ehk siis kõik, mis on seotud meie sihtrühmaga ehk 16–29 aastaste noortega. Kui nüüd rääkida kõigepealt sellest noorte pilootprojektist, ma igaks juhuks korraks vaatan ka, kas kõik on kuulda, nii tundub, et on. Väga hea. Ja on kuulda ja näeme ka ilusti. Siis noorte pilootprojekt, see on lihtsalt nimetus, mis me ise sellele andsime, aga mida see endast kujutab või mida see tähendab, on see, et me 9 maakonnas oleme siis otsustanud tegeleda rohkem nagu fookusega või keskendunumalt nende noortega, kes on kuidagi suuremate takistustega. Ja mis need takistused tähendavad, ma kohe räägin lähemalt ka. Aga need 9 maakonda, kes selles noorte pilootprojektis osalevad, nemad vabatahtlikult andsid märku, et siin ei ole mingisuguse muu kriteeriumi alusel need valitud. Need maakonnad on üsna erinevad, et kus on noorte osakaal töötute hulgas natuke kõrgem, kus natuke madalam, kus üldse noorte arv on suurem, kus madalam on ju. Aga need on lihtsalt vabatahtlikult liitunud maakonnad, kes siis seda noorte pilootprojekti teoks teevad. Ja osalevad siis pilootprojektis noortegarantii sihtrühma noored, mis meie vaates siis tähendab seda, et esiteks nad on 16–29 aastased, teiseks nad ei ole samal ajal ka õppijad, sest tegelikult meil Töötukassas on ju töötuna arvel ka noori, kes on samal ajal ka õppijad, näiteks tudengid on ju, kes kaotavad töö, koondatakse, saavad ju töötuna arvele tulla. Aga nemad, kuna neil on see õppija staatus olemas, nad suure tõenäosusega aktiivselt õppivad edasi, et siis nemad sinna sihtrühma ei kuulu. Et kui meil kokku on ligi 12 000 noort, natuke üle 12 000 noore töötuna arvel, siis juuli lõpu seisuga neid noortegarantii sihtrühma noori oligi siis 11 500 midagi. Ja see sihtrühma täpsem lõik, kellega me siis tegeleme, on need, kes on saanud meie sellise süsteemi nagu otsustustugi ehk OTT järgi madala või väga madala hinnangu minna järgmise 180 päeva jooksul hõivesse. Ja OTist ma räägin ka kohe lähemalt, et mida see tähendab. Aga neid OTi noori siis ongi umbes, mis ta teeb, siis 3200 noort on ju väga madala või madala hinnanguga. Ja OT on siis selline süsteem, et ta on automaatne süsteem, ta põhineb masinõppel ja võrdlebki sarnase vanuserühma noori omavahel nende taustaandmete järgi. Ja mida ta siis arvesse võtab, ongi 50 erinevat faktorit või parameetrit, et ta vaatab nii vanust, elukohta, kui palju töökohti seal elukohas on, noore haridustaset, töökogemust töötajate registri järgi, võtabki erinevad nii-öelda registrid ja andmeportaalid siis arvesse ja selle järgi siis annabki selle hinnangu, et kas ta hõivesse mineku tõenäosus on kõrge, keskmine, madal või väga madal. Ja hindamata on siis nendel veel, kes ei ole veel 30 päevagi töötuna arvel olnud, et see hinnang tekib siis 30 päeva täitumisel, kuna esimene kohtumine nõustajaga peab olema ära toimunud ja see info peab olema sealtpoolt ka sisse kantud, et ei oleks ühtegi nii-öelda tühja lahtrit ei jääks, et kui mingil põhjusel kuskil registri andmetes nagu mingi info puudub näiteks hariduse kohta. Ja kui mõelda selle peale, et mis siis nagu kõige enamat hulka noori mõjutab, et ma just rõhutan, et kõige enamat hulka noori, et mitte, et need 3 faktorit kõige suurema mõjuga oleks, aga nad mõjutavad kõige suuremat hulka noori,
ongi siis need, mis siin on välja toodud mulle. Kui mitu kuud on noor viimase 2 aasta jooksul töötanud ja töötasu saanud, et vähem kui aasta on ikkagi üsna tugeva mõjuga ja päris suurele hulgale noorele ka, kuna paljud noortest ei omagi tegelikult veel töökogemust. Et kui ma ei eksi, siis 12 000 noorest ametlikku töökogemust ei oma, äkki ta oli ikkagi ligi 2000 või midagi sinna kanti. Ja kõik ei ole just need 16, 17, 18 aastased, vaid seal on ikkagi need 20+ noori ka, kes tegelikult ametlikku töökogemust veel ei oma. Kuni selleni välja, et on täiesti isegi 29 aastasi meil töötuna arvel, kellel ei ole veel ühtegi ametlikku töökogemust ja kes võib-olla haridustasemelt võivad tõesti vabalt olla ka magistrid, on ju. Need on pigem harvad juhtumid, aga neid 25+ noori ikkagi on küll, kellel ametlik töökogemus puudub. Siis mõjutab ka see, et kui mitu töötamist või töösuhet on noorel olnud ja tegelikult mida vähem seda negatiivsem mõju on, et ühtepidi räägitakse ju küll, et oi, et kui CV-l paistab välja, et kogu aeg ühe või teise või kolmanda töökoha vahetab, on ju, siis tegelikult siin meie vaates paistab välja, et kui ikkagi noorel on ainult mingi 1-2 töökogemust või erineva tööandja juures töötamist, siis see pigem on negatiivse mõjuga ja kõik, mis on üle 3, on pigem nagu positiivse mõjuga. No muidugi siin kindlasti on ka erandeid, et kui need töösuhted on tõesti väga lühikesed, et paar nädalat ühe juures, paar nädalat teise juures. Aga keskmiselt ma julgen arvata, et ikkagi me räägime siin kuudest või pool aastat või aasta või sinna kanti. Ja kolmas faktor, mis siis väga suurt hulka töötuna arvel olevaid noori mõjutab, ongi see, et kui palju aega on möödunud viimases hõives olemisest. Ehk siin loetakse nii õppimist kui ka tegelikult töötamist, et kui kaua aega on siis selline paus sisse jäänud või tühimik, et kus ei ole tegeletud ei töötamise ega õppimisega. Ja pikemalt siis kui 3 kuud on ikkagi negatiivse mõjuga noore jaoks. Et arusaadavalt, kas või kui mõelda selle peale, et kui keegi lõpetab kooli ära, siis on see suvevaheaeg ja kui sealt edasi midagi ei jätku, ei minda edasi õppima või töötama, et siis see hakkab ikkagi noort nagu negatiivselt mõjutama. Ja kindlasti faktorid, mis veel mõjutavad seda Oti hinnangut, on näha, et nende see hõivesse mineku tõenäosus väheneb, selle võrra on ikkagi vähene eesti keele oskus. See, kui nad on hoolduskohustusega, et peavad kedagi lähedast hooldama, abiks olema. See, kui on näiteks noorelt lapsevanemaks saadud või ongi lapsehooldus puhkus olnud hiljuti või isegi kui on see vanem, kes ei ole lapsehoolduspuhkusel, siis ikkagi laste kasvatamine mõjutab ka negatiivselt selles vanuses veel. Ja muidugi madal haridustase. Need on siis need põhifaktorid. Ja kui mõeldagi siis selle peale, et mida me siis erinevalt teeme üldse nende noortega, mida mis ma ütlesin, 2000+ noort on ja kes on selle madala või väga madala hinnanguga ja kes on nendes 9 maakonnas, mida me siis teisiti teeme, ongi see, et me ikkagi jälgime, et kui nad töötuna meile arvele tulevad ja kui see Oti hinnang tuleb, siis väga selgelt on ikkagi see suund, et ta jõuaks sellelt esimeselt nõustamistasandilt siis teisele nõustamistasandile. Esimene inimene on siis see töövahenduskonsultant, kes enamasti tegelevadki arvele võtmisega ja kelle juurde jäävad rohkem need võib-olla iseseisvamad tööotsijad. Aga kui on näha ikkagi, et on seal mingid lisatakistused, madal haridustase, kuulubki noorte garantii sihtrühma, siis et võimalikult kiiresti ehk siis tegelikult teiseks või hiljemalt 3. kohtumiseks ta jõuaks juba juhtumikorraldusse ehk juhtumikorraldaja juurde, kellel on natuke rohkem aega tema jaoks, kes saab võrgustikutööd teha ja kes tegelikult on ka see spetsialist meil Töötukassas, kes aitab töövõime hindamise protsessi alustada siis klientidel. Ja piloodis veel need tegevused noore kliendiga siis on teadlikumad selles mõttes, et me tihedamalt üritamegi hoida kätt pulsil. Kui muidu kohtume töötu kliendiga 1 korra kuus, siis nende noortega, kes piloodis on, me kohtume 2 korda kuus. Ja üritamegi seda kanalit siis nagu vahetada ka, et mitte ainult ei ole nüüd telefoni teel või veebi teel või näost näkku, vaid et üks kohtumine võiks vähemalt olla näost näkku ja teine kohtumine kuus siis mingil teisel viisil. Aga et seda ka kindlasti nende noortega ei ole, et see näost näkku kohtumine üldse ära kaoks. Et ikkagi iga kuu 1 korra me üritame näost näkku kohtuda küll, sest muidu jällegi
noh, nendel noortel on niikuinii keeruline olukord ja kui ainult telefoni teel või veebi teel seda teha, siis võib pool infost nagu saamata jääda ka, mis sa võib-olla muidu inimese kehakeele, tema oleku, tema meeleolu kohta välja loed, kus sa silmast silma kohtud taga. Ja mida me siis vaatame, ongi see, et kuidas me saame või kas on üldse vajadus võrgustiku tööd teha ja kuidas ja keda me saame siis kaasata. Võrgustiku töö üheks elemendiks võib täiesti vabalt olla ka perekond või lähedased, et kui see olukord lubab, kui need vanemad või lähedased on valmis selleks, kui noor on sellega nõus, siis täiesti vabalt võib ka tegelikult mõnele nõustamiskohtumisele kaasata ka seda noore isa-ema, on ju. Ja isegi siis, kui ta on tegelikult täisealine, sest jällegi kogemus näitab, et paljud nendest noortest elavad ikkagi oma perega koos, on ühe leibkonna liikmed, ehk siis on täiesti põhjendatud ka täisealise puhul vanemate kaasamine. Ja muidugi vaatame väljapoole ka, et NGTS võrgustiku poole, noorsootöö poole, koolide tugispetsialistid, et mis iganes see noore just need soovid ja vajadused ja motivatsioon on, kas ta tahab asuda õppima tagasi, kas ta tahab tööturule liikuda, kas ta tahab ennast täiendada, kas ta tahab tegeleda oma tervisega, oma mingite rahaliste probleemidega, et mis iganes see peamine takistus on, et sellest alustame ja vaatame, keda siis võrgustiku töös kaasata. Ja kui need noored nüüd meie juurest lahkuvad, kui nad asuvadki õppima või töötama, et siis me pakume nendele jätkutuge ka, et ikkagi jääks see kontakt ka pärast seda, kui nad töötuna arvelt ära lähevad, et kui tekib uues kohas, siis kas koolis või tööandja juures mingisuguseid mured või takistused, et siis me saame ka seda kas siis kooli või tööandjat mingil viisil toetada, et eelkõige on meil tööandjatele erinevad teenused, toetused, koolituste kompensatsioonid, asjad olemas, aga ka kooli poolt tegelikult tugispetsialistiga saab läbi rääkida. Jällegi võib-olla kooli tugispetsialist ei tea, mis selle noore ümber toimub täpselt, mis see võrgustik tema ümber on, et siis meie olemegi selleks heaks kontaktipunktiks, et kui me pakume jätkutuge, et me saame need osapooled omavahel jälle kokku tuua. Ja kui kellelgi teist on nüüd täpsem huvi selle kohta või mõtlebki, et need 9 maakonda, kes meil olid, korraks viskan jälle ette selle nimekirja, et kui on siin kedagi nendest 9 maakonnast ja ta tahabki võib-olla kas mõnda enda noort suunata või uurida ka, et kas meie saamegi midagi koostööd teha, mingit võrgustiku töökohti ja te teate, et teie maakonnas veel ei ole seda kontakti saavutatud, et siis meil on täiesti olemas noorte kontaktisikute nimekiri, ongi Töötukassa veebilehel olemas, mida me jooksvalt uuendame ka, et siin on iga maakond, iga büroo välja toodud. Kui on soovi ühendust võtta, kas enda noore kliendi osas või uurida, et kas me saame mingit muud moodi koostööd teha, kutsuda meid kuhugi võrgustiku kohtumisele, jagadagi mingit oma infot, teavet ürituste kohta või kas või juhtumi aruteludesse mingil viisil kaasata, et siis need on need inimesed, kellega esmakontakt luua ja siis sealt juba see pall hakkab edasi veerema, et vastavas osakonnas või büroos siis leitakse sobiv inimene, kes aitab teil neid asju lahti mõtestada ja edasi liigutada. Nii, aga enne kui ma nüüd järgmise teema juurde edasi liigun, et ma igaks juhuks vaatan siia vestluse aknasse ka, et kas kellelgi on muidu mingid küsimusi, kommentaare selles osas, selle noorte pilootprojekti kohta. Ehk on kellelgi juba positiivseid kogemusi kuidagi, et on koostöösse mindud mõne noorega. Oleks ka neid tore kuulda. Meil seda ametlikku ülevaadet veel ei ole, et kui palju meil neid ühiseid kliente on, aga ma olen aru saanud, et see mõte on mingil määral nagu töös ka, et kuidagi saadagi tulevikus seda paremat ülevaadet, et kui paljud noortegarantii tugisüsteemist on jõudnud Töötukassasse ja vastupidi ka, et kui palju Töötukassast on noori jõudnud siis teie juurde ka võrgustiku töö käigus. Aga praegu seda ülevaadet täpselt ei ole. Võib-olla üldiselt. Jah, et kui praegu küsimusi ei ole, et siis jooksvalt saab chati panna või tagantjärgi ka märku anda, et saan alati ju meili teel ka vastata. Aga ma läheks siis järgmise teemaga edasi.
sobib hästi. Okei. Järgmine teema ongi siis noorte üldoskuste arendamise veebiseminaride sari, et osad teist kindlasti on juba mult selle üldteavitusmeili ka saanud, kus ma selle info kirja panin, aga ma räägingi siis üldiselt läbi ka, et mis siin tulemas on ja mis siis ees ootab. Et see veebiseminaride sari algab siis 4. septembril ja kokku on siis selle aasta sees veel 8 erinevat veebiseminari toimumas. Igal teemal on erinevad koolitajad. Kui ma ei eksi, siis 2 teemal oli tõesti võib-olla üks koolitaja, aga muidu on inimesed ikkagi, näod ja hääled on noore vaates kogu aeg erinevad, keda kuulatakse. Ja koolitajad siis kaasavad ka praktikuid nendele veebiseminari päevadele, kes oma mingit praktilist kogemust saavad jagada, et see ei ole üles ehitatud sellise kuiva loenguna, kus ainult üks inimene kõneleb kogu aeg ja teised peavad kuulama, vaid seal on ikkagi ette nähtud ka erinevad grupitööd, tehakse individuaalseid harjutusi, tehakse grupis harjutusi ja jagataksegi kogemusi ka. Et selles mõttes sellest veebiseminarist osalemise eelduseks on küll, et peaks olema kas siis nutiseade või arvuti, millel on ka kaamera ja mikrofoni kasutamise võimalus siis. Et kedagi otseselt rääkima ei sunnita, aga kui jagatakse ikkagi gruppidesse, et siis oleks tore, kui keegi grupis saab ikkagi suu lahti teha ja pilti päriselt näidata ka. Aga see juba koolitaja ise räägib alguses läbi ja teeb siis osalejatega kokkulepped, et kedagi jällegi välja ei visata, kui nüüd tõesti kaamera ei tööta või mikrofon ei tööta või väga ei taha sisse panna. Aga et see on kõigi vaates jällegi kasulikum ja sisulisem on kogu seminar, kui inimesed mõtlevad ja räägivad kaasa oma pildi ja häälega. Ja iga seminari päev on siis 5,5 tundi pikk, alustatakse iga kord kell 10 hommikul ja eks see lõpuaeg on siis natuke selline orienteeruv vastavalt, kui pikad pausid vahepeal kokku lepitakse, aga kindlasti on pausid ka sees, et saab sirutada, saab kohviteed võtta, saab ilusti lõunal ka ära käia, et ei ole ühte jutti, et saab ikkagi vahepeal oma asendit muuta ja mõtet värskendada ka. Ja kõik, kes siis registreerivad ennast nendele seminaridele, nendel on õigus siis ka 30 päeva järele vaadata igat osa, alates siis selle toimumise kuupäevast. Et arusaadavalt, kuna need seminarid hakkavad toimuma tööpäevadel keset päeva, et siis me ei eeldagi, et kõik inimesed ja noored saavad neid vaadata keset päeva, aga et ongi see järelevaatamise võimalus siis ka olemas, aga see eeldab siis ikkagi registreerimist. Ja registreerimine siis ja lisainfo ongi selle lingi kaudu, mis siin slaidil on välja toodud, link.töötukassa.ee/veebiseminarid. Sel aastal toimub üks veebiseminaride sari ja see on ainult eesti keeles, et seal muu keelseid variante me ei paku paralleelselt või pärast ei ole nagu mingit tõlget või subtiitreid ka nendele järelevaatamistele. Järgmine aasta on ka tulemas 2 sama teemadega veebiseminaride sari, et ilmselt mingid väikesed kohandused seal võib-olla on vastavalt tagasisidele, aga üks toimub siis kevadel ja teine sügisel, ülesehituselt nad on kindlasti samad. Ja see, et kas nad ka nüüd vene keeles tulevad või mingisugusegi venekeelse variandiga järelevaatamisel, see veel ei ole täpselt paigas, et seda vajadust me praegu kaardistame ka, et ma siin ühelt ja teiselt poolt olen kuulnud küll, et tegelikult oleks võib-olla vajadus ka venekeelse variandi järele. Ja need teemad, mis siis tulevad sellel veebiseminaride sarjal, ongi siin slaidil praegu välja toodud, et need on siis need teemad, mida me uurisime ka, et me viisime läbi turu-uuringu ja me tellisimegi mõttekojalt Praxis täiesti sellise näidisõppekava, et nad suhtlesidki ise noortega, viisid läbi grupi intervjuusid ja kaartistasidki sellised olulisemad teemad, mis noori võiks kõnetada, mida nad tahavad kuulata, mis aitab neid edaspidi ka kas siis tööturul, oma isikliku elu planeerimisel või ka miks mitte haridussüsteemis. Ja sõelale jäidki siis need 8 teemat ja kui keegi soovib nende teemade kohta lähemalt lugeda, et siis sellele samale veebiseminaride lehele minnes, kus see regamine ka on, et seal on võimalik igale teemale peale klikkida ja saab sellise paarilauselise lühikokkuvõtte ka, et mis seal siis tehakse ja mida täpselt arutatakse. Aga üldiselt nagu näete, et need on rohkem sellised pehmed oskused,
need on ülekantavad, vahet pole, et kas sa töötad mingis ühes või teises valdkonnas, et need on sellised oskused, mida läheb tegelikult igal pool vaja, et kuidas saada kas tiimis töötamisega hakkama, vahel ei ole alati kõige toredamad inimesed su ümber või su juhid või su kolleegid, aga ka nendes olukordades on vaja tegelikult hakkama saada. Enesejuhtimine, oma emotsioonide reguleerimine, aja juhtimine, vaimne tervis on praegu väga oluline teema, et kuidas sellega hakkama saada, kuidas selle eest hoolt kanda, mis variandid on olemas, kui tekib murekohti vaimse tervise osas. Kriitiline ja loov mõtlemine on üks teema, et arutataksegi seda, et kuidas üldse mingit infot otsida, sellesse kriitiliselt suhtuda, aga kuidas ka loovalt võib-olla leida lahendusi mingitele keerulistele olukordadele. Siis projekti juhtimise alused, täpselt nii nagu see pealkiri ütlebki, et räägitakse selles mõttes projektist, et see ei pea alati olema mingi formaalne paberi peal asi, vaid kui sulle antaksegi mingi ülesanne kätte, et kuidas seda justkui muuta enda jaoks kui selliseks projektiks või ülesandeks, et ma mõtestatult ja süstemaatiliselt kuidagi sellega tegelen. Roheoskustes tuleb juttu ka siis rohepöörde teemadest, rohemajandusest, ringmajandusest, rohepesust. Rahatarkus tundub praegu registreerinud arvu järgi ka väga populaarne teema, et kuidas oma rahaasjadega hakkama saada, arvete maksmine, finantsplaneerimine, eelarvega tegelemine ja aja juhtimine ma juba ka mainisin, et see on natuke selline enesejuhtimise oskus ka, aga et kuidas siis paremini planeerida oma tööd, ülesandeid, elu, et üldse nagu keeruliste olukordadega hakkama saada, mis iganes need võivad olla, hilinemised või õigel ajal jõudmine või et õigeks ajaks saavad asjad ära tehtud. Ja sellel regamislingil ja lisainfolingil on tegelikult täiesti selline plakat ka olemas A4 formaadis, mille saab kas välja printida või saatagi meili teel teistele. Et praegu see, mis siin slaidil on, see ei ole plakat, aga plakati peal on ka need toimumiskuupäevad ja teemad täiesti olemas. Vot selline veebiseminaride sari siis ongi meil tulemas Töötukassas. Ja tundub, et tõesti see venekeelse seminari vajadus ikkagi olemas on, et kuna meie spetsialistideni need noored jõuavad, siis oleks ju tore. Aga mul niimoodi on jõudnud selline huvitav küsimus, et kuna seda veebiseminaride infot me oleme nüüd ikkagi juba igasugustes kanalites jaganud, siis on tekkinud küsimus, et kas meie spetsialistid sellele seminarile samuti võiksid ennast registreerida ja hiljem ka järel vaadata või on see sihtrühm väga selgelt ainult noortele? Muidugi võib, sest siis on lihtsam ka noortega neid teemasid võib-olla arutada või jagada, et kedagi nüüd vanuse põhjal välja ei lööda või ei lubata registreerida. Et registreerimisvorm ongi see, et tuleb oma nimi, oma isikukood ja oma meiliaadress panna. Isikukoodi me küsime sellepärast, et pärast me saame vaadata, kui palju sihtrühma kuuluvaid osalejaid oli. Et siis meie peamine sihtrühm on 16–29 aastased. Kui nüüd keegi väljaspoolt seda on või isikukoodi järgi vanem, siis ikka saab registreerida, kedagi ära ei visata, ei keelata osalemist ja järele saab ka vaadata. Ja. Et ma tean, et meil enda karjäärispetsialistid ja töövahenduse spetsialistid Töötukassas ka nii mitmedki osalevad. Ja nii mõnigi noorsootöötaja või koolispetsialist on ka juba küsinud, et kas ta saab osaleda. Et see on väga, väga tervitatav, kui te tunnete ka nende noorte teemade vastu huvi ja kuna see ülesehitus on ju selline, et ta peab olema huvitav ja võimetekohane nii 16-aastasele kui 29-aastasele, et siis ma usun, et tegelikult ka meile, kes me selles valdkonnas töötame, et siin et ta ei jää igavaks või ta ei ole selline titekas, vaid ta ongi ikkagi üles ehitatud niimoodi, et kõik saavad sellest midagi. Sest mul on ka jäänud selline tunne, et ühest küljest tunduvadki olevat need hästi selliseid noori kõnetavad teemad, aga ega neid spetsialiste ka need teemad külmaks ei jäta. Nii et see on selline hea võimalus noortega arutleda siis mõlemat pidi. Nii et kuidas tunne on meie noorte heaolu spetsialistid, kas teeme kollektiivsed liitumised? Kollektiivsed vaatamised. Kollektiivsed vaatamised ja teeme vaatamispäevad. Alustame 4. koguneme kokku erinevatesse punktidesse üle Eesti.
aga kas kellelgi on praegusel hetkel selle pilootprojekti osas mõtteid, küsimusi? Minul küll tekkis korraks see küsimus eelkõige selle noorte pilootprojekti osas, et kas see on selline asi või mul läks korraks kõrvast mööda, kas see on midagi, mida te hetkel piloteerite ja tõenäosus on, et mingi hetk võivad ka mõned kohalikud omavalitsused veel täiendavalt liituda või millised need tulevikuplaanid selles osas on? No ütleme, et tegelikult see ei ole ju midagi nii erakordset ja innovaatilist, et pöörame rohkem tähelepanu noortele, jälgime rohkem nende meile töötuna arvele saabumist, et nad kiiremini jõuaks õige spetsialisti juurde, et nad jõuaks kiiresti teenusele. Et tegelikult võib-olla see ongi selline natuke asi, mis on siin aastate jooksul kas fookusest välja läinud või me nüüd proovimegi, et kui me päriselt ajame näpuga järge, vaatame neid noori ja kohe kiiresti suunamegi edasi, suuname teenusele, kohtume 2 korda kuus, et siis me nüüd selle aasta lõpuga võrdlemegi, et kas need tulemused on muutunud, et me võrdleme neid 9 maakonda teiste maakondadega, kes piloodis ei osalenud ja me võrdleme nagu seda algpunkti ka, et kust me alustasime ja kui me nüüd aasta aega oleme teinud seda, me jaanuarikuus alustasimegi, nii et me saame jaanuaris jälle otsad kokku tõmmata ja siis jagada ka üldisemalt seda. Et siis ma saan tulla jälle rääkima ja öelda teile, et kui suur mõju siis sellel on, et kui sa kohtud noorega, kui ta jõuab kiiresti õige spetsialisti juurde, kui ta jõuab vähemalt 4 kuuga teenusele, kas see on siis nagu positiivset mõju tema hõivesse minekule või rakendumisele. Aga praegu me piloteerime 9 maakonnaga, kui näeme, et need tulemused on positiivsed, siis kindlasti me nagu teeme seda suuremat töötukassas ka. Kui me näeme, et siit ikkagi ei tule piisavalt midagi või et see mõju ei ole nii suur isegi nendel tegevustel, siis peame ajusid edasi ragistama, et mida on siis ikkagi vaja teha, et noori veel paremini toetada, et see protsent või siis see hõivesse minek tõuseks ja rakendamine tõuseks, et ma ei räägi ainult tegelikult tööle minekust või kooli minekust, vaid ka näiteks see, et nad jõuaksid praktikale ja saaksid sealt midagi kasulikku, millega nad edasi toimetavad. Et nad jõuaks tööturukoolitusele, mille nad ka lõpetaksid ära, mitte ei jätaks pooleli. Ehk siis sellised väiksed nagu nügimised, et see noor ikkagi jõuaks nagu eduelamuseni ja saaks midagi praktilist ja kasulikku, millega päriselt elus edasi toimetada ka. Ja eks see tõenäoliselt ongi ju meie kõige suurem see ühisosa seal juures, eks ju, et eesmärk on ju meil kokkuvõttes sama, et need sihtrühma noored ei jääks kuhugile kadunuks, vaid oleksid maksimaalselt hästi toetatud ja leiaksid selle oma koha, eks ju. Aga seda on selles mõttes võib-olla teil ka teada, et siis need 9 maakonda on need, et kui nüüd teil ongi noor ja te teate, et ta vajab seda tuge ja rohkem nagu kontaktis olemist, et siis nendes 9 maakonnas kui ta jõuab juhtumi korraldusse, et siis ongi 2 korda kuus need kohtumised, et ei jää nagu liiga pikaks see vahe seal, sest paljud noored kipuvad kas ära kaduma või ei teki seda head usalduslikku suhet, kui sa 1 kord 30 päeva jooksul kohtud mingi nõustajaga töötukassas. Aga kui sa juba hakkad 2 korda kuus kohtuma, see on ju poole rohkem kohtumisi. Ehk siis tõenäosus on ka suurem, et jõuame eesmärgini gramm kiiremini. Väga tore, aga kas kellelgi hetkel on mõtteid, küsimusi, kogemusi töötukassa vaatest, mõni tore lugu jagada, kus on hästi läinud, et siis oleks ka neid tore kuulda see kogemuste jagamiseks, mis siin oleme. Mina võtaks sõna, olen kuulda? Jah, oled kuulda? Ja Pärnust. Et tahtsingi öelda, et kindlasti Pärnus ma julgen öelda, et toimib hästi see pilootprojekt, et ootaksin huviga sellist kokkuvõtet või siis võib-olla statistilist vaadet. Et selles mõttes, et lisaks sellele, et sealt töötukassast et juhtumikorraldajad nüüd siis noortega rohkem toimuvad, et ma ütleks, et selline infovahetus on väga tõhus. Et kas telefoni teel, meili teel, et see oli enne ka, aga ma ütlekski, et võib-olla need noored, kes siis nagu selle piloodi vaatest on nagu rohkem vaates, et nende osas isegi on rohkem sellist infovahetust ja
ma arvan, et see on väga oluline, nii et selles mõttes on üliäge, et Töötukassa selle enda prioriteediks võttis, sest mina nagu NGT-s juhtumikorraldajana täna juba näen, et see ikkagi toetab noort rohkem. Et isegi jah, kui mina võib-olla olin enne seal intensiivsemalt, et ikkagi Töötukassa poolt on ka seda intensiivsust rohkem, et just Töötukassal tegelikult, nagu siin ka tutvustati, on ju nii palju ägedaid võimalusi ja veelgi, mis täna tutvustati, on, et mida nagu noortele pakkuda, et kui see info jõuab nooreni kiiremini nii-öelda mitmest kanalist justkui korraga või sellisel nagu hästi ajastatud ajal, et korra räägin võib-olla mina, siis Töötukassast keegi, et siis nagu ma tunnen, et need noored saavad ikkagi nagu rohkem osa nendest võimalustest ja nad jõuavad nendeni kiiremini ja nad kasutavad neid rohkem. Et selles mõttes see on oluline. Et igatahes ootan huviga, et mis sealt sellised tulemused tulevad. Ja teiseks ma tahtsin öelda nende sarjade kohta, et see on ka äge, et seda infot on tulnud erinevatest kanalitest ja tegelikult ma käisin eile just siin Pärnumaa Töötukassas ja neil olid välja prinditud sellised nagu lehed, et üks asi on see plakat, ma vaatasin, et kodulehelt on see ka kenasti leitav, on ju, mis on ka sotsiaalmeedias, et tasuta seminarid, kus on see kuupäev ja nimetus, aga Pärnumaa Töötukassas oli selline leht, kus juhtumikorraldajad ütleski, et noh, et võta kaasa, et kas või kopeeri, et andke oma noortele, kus siis on kõik need seminarid lühi nagu kirjeldusega. Aga kas sellist asja oleks ka võimalik meili peale saata? Et ma eile ei tulnud selle peale, et küsida sealt Pärnumaa Töötukassast. Ma ei tea, kas nad on ise selle kokku pannud või on see kuskilt nii-öelda ülevalt poolt tulnud, aga ma mõtlen, et tegelikult oleks jube hea ka noorele sellist asja saata, et siis ta ei pea hakkama nagu klikkima eraldi nagu kodulehel nendele seminaridele, vaid tal on üks leht, kus ta näeb seda infot. Et kas, ma ei tea, Olav, kas oleks sellist asja võimalik saada, kas on teie koostatud üldse? Ja ma arvan küll, et kui see on see leht, kus on need kuupäevad ja koolitaja nimi ja ühe lausega sisukirjeldus kirjas, et see on vist jah, meil kokku pandud, et jah, ta on seal registreerimise veebilehel ka olemas, aga kui on vajadus sellise faili järel, et välja printida noorele saata või anda näppu, on ju, jah, ikka saan jagada seda. Super, et just see fail oleks hästi hea, sest seda on ju väga lihtne jagada lisaks sellele sotsiaalmeediale või ongi, et prindid välja annab kaasa, on ju. Aitäh! Kas võib-olla teeme nii, et Kete, ma saadan sulle selle ja siis sa saad jagada kuidagi mugaval viisil, võib-olla teil on oma mingi kaust on ju, või kuhu panna see on ju? Jaa, absoluutselt. Me niikuinii saadame kohvihommiku järgselt alati ka memo, nii et siis me saaksime selle sama sellise failiga sinna juurde lisada, et teil oleks kerge nagu sealt võtta ühe koha pealt. Nii, väga tore. Kas kellelgi on veel soovi mõtteid jagada, kogemust jagada? Aitäh sulle, Triin. Triin, mul korraks jäi küsimus, sa jagasid just Pärnu näitel seda, et ma saan aru, et teil on ühiseid noori, kes on siis Töötukassas, eriti pilooti vaatest, eks ju, ja sinu juures. Kas te teadlikult ajastate neid kohtumisi Töötukassa ja siis sinuga, et see noor käiks kordamööda ja oleks kogu aeg kuidagi sellises infoväljas või on see olnud selline poolkogemata? Mõlemat, nii juhuslik või siis ka planeeritud ja tegelikult tavapäraselt on nii, et lõpuks me teeme ikkagi kolmeseid kohtumisi, sest me leiame, et meil ei ole nagu mõtet teha eraldi. Kolmesed kohtumised olid ka enne seda pilooti, aga võib-olla nad on nüüd tihedamalt. Et mingi hetk on see, et tegelikult need teemad, mida siis noor räägib nii Töötukassas kui minuga, saavad sarnaseks ja siis me või ühtseks ja siis me leiamegi, et tegelikult meil ei ole mõtet nagu heas mõttes võib-olla seda noort siis nagu jooksutada, et korra minu juurde, korra siis Töötukassasse, aga mõne noore puhul siiski jäävad need teemad natukene erinevaks. Võib-olla on see, et mina juhtumikorraldajana võib-olla lähen mingite teemadega rohkem süvitsi, et mis siis ei puudutagi võib-olla niivõrd palju töötamist, võib-olla see ongi natuke rohkem selline võib-olla toimetulek, hakkama saamine, hoopis mingi KOV-i-poolsed toimingud ja siis Töötukassa ikkagi tegeleb nagu oma nende teenustega. Et see on nii ja naa, et see oleneb täiesti sellest noore vajadusest. Aitäh sulle jagamast! Ja aitäh sulle, Olav, et sa aja võtsid. Jään siis ootama sinu esitlust ja seda dokumenti, mida ma saan siis meie spetsialistidele jagada. Ja